oh ma ei see on nüüd minu isiklik tunne sellest suvest eriti just. Mul on see nuga rippunud kogu aeg ukse kõrval ja iga kord kui ma välja lähen, ta jääb sinna rippuma. Et bussnuga ma ei ole kasutanud vist terve selle suve jooksul kordagi metsas. Isegi rooste on läinud. Väga terav endiselt. Aga miks siis ei ole kasutanud? Sellepärast, et mul on 2 vahendit, mis mul on nagu efektiivsemad. Instinktiivselt tunnen, et need on nagu vajalikumad või kasulikumad. On väike taskunuga ja siis suur selline machete moodi nuga juba. Et need on need asjad, mis ma haaran lihtsalt kaasa, kui ma lähen kuskile toimetama metsa. Et minu jaoks on, mulle hakkab tundub, et on olemas noa vahtijad ja näppijad ja noa kasutajad. Et nendele noa vahtijatele või näppijatele meeldib hästi palju nuge omada, bussnuge. Et selle suure noaga saab praktiliselt kõik asjad vähemalt umbes sama mugavalt ära teha kui selle väikse bussnoaga. Ja väga palju asju on, mis selle noaga on palju efektiivsem teha. Puude lõhkumisest, mida ma soovitan tegelikult kirvega teha niikuinii, aga kui kirves jääb juba liiga raskeks, siis see on nagu väga hea kompromiss. Ja kõiksugused okste ära löömine, kuuse okste külje alla, tormimurru kuuselt võtmine on ju, et elavalt kuuselt pigem ei maksa võtta, et me kahjustame puud sellega. Kui sul on oma mets ja sa tead, et seal läheb nii varsti langetamisse, valgustusse mingi osa puid, et siis on teine asi, aga riputuskonks on ju näiteks. Kõik siuksed tööd on nagu lihtsam teha siiski. Et selle sama asja pärast, et tal on jõuõlga ja sa saad tunduvalt väiksema energiakuluga sama töö tehtud, kui selliste asjade peale bussi peale läheb. Sa lihtsalt teed väikse töö ära ja sa teed ka löögijõudu nõudvad asjad kohe ära. Ja kui sul on vaja rohkem timmida, siis et selle sama väikse noaga saab ka neid asju pigem mugavamalt teha kui bussiga. Et ta on nagu hästi käepärane, hästi juhitavam, veel paremini juhitavam kui see kui on väga nokitsemistöö on ju, et kõik nööri lõikamised, siuke haarad kiirelt taskunoa ja teed ta nagu hästi multifunktsionaalsed ülesanded, täidab ära kõik, mis ei vaja nagu jõudu, vaid sellist kraapimist. Nii, ja paneme rippu ka. Ja olemas. Nii et instinktiivselt ma olen tundnud, mitte välja mõelnud, et ma nüüd tahaks kindlasti mingil põhjusel, et nendega on ägedam või. Ta on jäänud mul koju puhtalt praktilise tunnetuse tõttu, et ma tunnen, et see kombinatsioon ei kaalu midagi ja see kaalub natuke rohkem kui buss, aga kaalub kohe metsas kiirelt üles oma väikese kaalu erinevuse siis võrreldes bussnoaga. Et siin jah, siis ma ei tea, proovime siis liikma sajab, aga vaatame, kas saame, et kõik sellised kraapimised ka jõuõlg on suurem, teda on kergem teha ikkagi kui bussiga natukene. Nii, tule süütamised. Ja olemas on ju. Et ta on jah, sellega saab ka sama asja teha, aga see on peariist. Täisnurk selg, hea tugev, võsa eest ära võtta, mingeid lihtsaid võsaehitusi ja asju teha väga palju kiiremini töötav riistapuu on see. Samamoodi sellega teed vabalt tulepuurimiskomplekti valmis, on ju. Ka sellega teed vabalt, et sellel ei ole nagu mitte mingit õigustust. Siin on isegi tulepuurimiskomplektist panilabidas hiljem saanud. See osa on õline.
Siis veel. Ma hakkasingi mõtlema selle peale, et me ei näe ju praktiliselt kunagi džunglirahvastel, kes pidevalt kasutavad nuga, on ju, me ei näe neid noaga käimas, tegemas midagi. Need teevad nii väiksed kui suured tööd kõik sellega, toidu tükeldamiseni kaasa arvatud, isegi nülgimised. Ja nülgimisel on samamoodi kaks varianti, kas tehakse selle suure machete moodi asjaga kõik asjad ära, või siis on mingi väga pisike tera, millega tehakse siis nahastamisi ja asju. Et praktiliselt nuga vajavad ja kasutavad inimesed tihtipeale on nad sellise suurema asjaga või siis väga väikse asjaga. Nii et bussnuga, jah, ma ei tea, nüüd jahil siiski on ju, et ma seda nahastamist ja seda tööd sellega pigem ei tee, et mehed on ümberringi ja teistele ohtlikku seal. Et aga see nuga konkreetselt jääb ka selliste tööde jaoks juba suureks, et see piisab täiesti sellisest kuni 10 sentimeetrisest terast selliste tööde jaoks. Nii et ma ei saa midagi teha, võib-olla see on minu isiklik kiiks, aga ma olen täitsa sinna praegu jõudnud, et see mul ripub kodus lihtsalt ja saab väga vähe kasutust. Et täna juhuslikult oli ta siin olemas, et inimestel töötuba natuke teha ja siis ma ise ka kasutasin. Oli rõõm muidugi kasutada ja mugav käes hoida ja mingit nikerdamist seal tegi kõik ära, aga mitte kuidagi vist paremini kui see või see, on ju, või need kombinatsioonis. Nii et minu valik on jah, sel suvel olnud see riist, et väga palju ja väga suure energia kokkuhoiuga teeb asjad ära. Ja muidugi jah, kui on tõeline talvelaager ja vaja puid teha, siis keegi ei hakka sellega kogu oma puuvaru, sa pead hommikuni tuld hoidma tegema niikuinii, on ju, aga sellise lõunapausi lõkkematerjaliks väga piisav, täiesti piisav ja jällegi tunduvalt kuluefektiivsem kui natuke väiksema noaga sama asja teha, puude siis lõhestamine, on ju, küttepuude näiteks. Ja siin üks lugu veel, et ära kunagi anna oma terariistu sõpradele, et sina oled nendega harjunud ja sinul on nad olulised, aga siin on näha, kuidas on keegi suutnud nagu puude lõhkumisel taguda vart vastu puud, et siia tuleb nüüd nöör ära lihvida ja nöör ümber panna, et ta ei narmendaks siit edasi, on ju, ja tugevdaks seda lööki natuke siin. Ja olen näinud ka oma seda, kus terarist kirves lüüakse mulda, kui töö on tehtud ja selliseid asju, et tore, kui endale sisse ka lüüakse vahest. Et sellepärast väga ei usalda, ei taha anda oma asju. Aga jaa, kõik see komplekt on tehtav väga edukalt selle sama suure teraga. Valmis. Ja nüüd on puurimine. Kuna on väike õnarus, siis tuleb algul otsa ära ka teritada. Väga mugav, ma praegu isegi selle töö jaoks ma olen nii harjunud seda suurt kasutama, et kuigi võib-olla sellega on nagu väheke parem. Ja siis on puurid tule juba. Põdrasarvest käsipuu ja ma jalg peale panna. Väga ebamugav asend. Ja vaba. Ja nii edasi. Praegu ei lähe sellega lõpuni, aga töötab ühesõnaga.
nii et jaa, ei üldse ütle ühtegi paha sõna, sellega saab kõik asjad teha ja eks ta on harjumise asi ka, aga nii kui sa teed mingit raskemat tööd, kus on vaja löögijõudu, nii sa tunned, et selle noaga sa jääd hätta ja oleks juba vaja kirvest või siis seda, aga see on juba täitsa mõttetu kombinatsioon kaasas kanda neid kahte asja. Kui tead, et on suuremad tööd ja lõhkumised metsas, siis kirves ja ikkagi see ma võtaks, ma arvan. Või hea küll, kui mul on kirvega ma saan ka selle kõik tehtud, siis kirve puhul võib-olla isegi selline kombinatsioon. Nii et see jääb ikkagi igatepidi kipub koju jääma praegu. Muidugi noh, selles mõttes, et kõik samad tööd ta teeb ära. Ja tüüpiline see, teil on ka parema käe nimetis sõrmenukk kogu aeg läbi või? Praegu läks siia laua vastu ja lagunes jälle. Nii et teeb ära küll, aga ikkagi siin on rohkem jõudu ja täpsuses väga palju ei kaota. Lõike teravus on täiesti okei valdavate tööde jaoks. Ja kui oma nokitsemist, siis on väike nuga kääride ja kõige muuga. Nii et